tere ka meie poolt. Meie oleme siis ajakirjanduse poolt ristitud MMS-i esileidid, mõne ajakirjaniku arvates ka MMS-i nõiamoorid, Merili ja Jaanika. Et tänaseks päevaks kindlasti teab enamik eestlasi sellist sõnakombinatsiooni nagu MMS, aga selleks, et kõigile saaks selgeks, mis selle tähekombinatsiooni taga peitub, selleks ma hea meelega loeksin ette mõned grupisisesed edulood. Eile näiteks kirjutas üks meie grupi inimene sellise eduloo. Olen MMS-ist abi saanud. Mul oli mingi aeg tagasi tõsine rauapuudus. Tehti isegi vereülekandeid, sest see oli väga madal ja peale seda olen pidanud 2 korda aastas kontrollis käima. Ja ainuke asi, mida arstid mulle on öelnud, on see, et söö rauatablette ja nii juba üle 5 aasta. Mina küll surusin neid, et tahan ikka põhjust teada, aga midagi ei uuritud. Välja arvatud haiglas olles, kui tehti kõiksugu uuringuid ja nende põhjal olin ma terve inimene. Igal juhul proovisin eelmise aasta augustis keha puhastada MMS-iga. Kevadel oli rauanäitaja madal ja peale MMS-i kuuri sügisel ütles arst mulle, et ära enam rauatablette söö, et sul on raud juba ülemise piiri lähedal, kui varem ma ei saanud alumist normigi kätte. Ja selle vahepealse perioodi jooksul ma rauda ei söönud, vaid puhastasin keha MMS-iga ja sõin erinevaid tugevdavaid vitamiine kõrvale. Mina igal juhul panen selle eduloo MMS-i arvele. Veel üks edulugu. Sain just praegu analüüside vastused teada ja ma ei uskunud oma kõrvu, kui telefonis arstiga rääkisin. Võrreldes jaanuarikuisega on analüüsi tulemused nagu öö ja päev. Kilpnäärme analüüs on absoluutselt korras, ei üle- ega alatalitlust. Veresuhkru 3 kuu keskmine langenud 11-lt 7-le, kadunud suhkur ja bakterid uriinist ja nii edasi ja nii edasi. Sain arstilt kiita ja öeldi, et ma olen õigel teel. Aga millisel teel täpselt, selle vastu doktor huvi ei tundnud. Ja ma ei hakanud seletama ka, et olen vahepeal MMS-iga puhastuskuuri läbi teinud. Päri oli ta sellega, et menüüst on vaja välja jätta suhkur, valge nisujahu ja piim. Selgub, et ka ametlik meditsiin ei pea seda enam veidruseks. Enesetunne on juba mitu nädalat väga hea, energiat on rohkem, jalgadest on kadunud diabeetiline tüsistus, närvikahjustus. Selles on kindlasti süüdi osaliselt suhkru ja nisujahu menüüst väljajätmine ja osaliselt jalgade määrimine magneesiumõliga. Tasakaalu häirete kadumist ja vererõhu langust ma tundsin tegelikult juba siis, kui olin esimese nädala seda kuuri teinud. Rohkem ma ei julge kirjutada, sest kardan ära sõnuda. Kusjuures ma olen tegelikult suur skeptik ja ei uskunud, et selline asi võiks toimida, aga otsustasin siiski proovida pärast pikemat internetis surfamist ja kasutajate kogemuste lugemist. 3. edulugu. Kirjutagu meedias, mida tahavad. TMSO aitas mind. 100%. Mul oli suvel juunis 2014 südameopp. Vahetati välja 3 veresoont ja selle teostamiseks võeti vasakult jalalt veresooni. Haav, mis selle tulemusena jalale tekkis, paranes osaliselt, altpoolt põlve hakkas mädanema ja arstide poolt oli välja kirjutatud salvide tagajärjel läks see veel hullemaks. Jalg muutus lillaks ja haav mädanes ja arst juba arvas, et kui korda ei saa, võin ka jalata jääda ja nii edasi. Elukaaslane tõi lõpuks 2015. aasta aprillis TMSO koju ja nüüdseks on need jubedad haavad unustatud. Paranemine algas silmnähtavalt kohe. Tänud toetuse eest. Nüüd paar... Nüüd siia lõppu veel paar vähi edulugu. Alustasin MMS-i võtmist umbes 9 kuud tagasi. Samal ajal sain keemiaravi. Minu haigus sai alguse 2011. aastal, kui avastati kasvaja munasarjas. Vähk 4. staadium. Seniks olin saanud 18 korda keemiat. MMS-iga alustasin siis, kui mulle määrati viimased 6 korda ja 2 neist olin saanud. Alustasin 3 tilgast, kuni jõudsin 15 tilgani ja määrisin ennast TMSO ja õliseguga. Muutused algasid kohe. Esiteks, gaasid ei kogunenud enam, kui puuv ja juurvilju sõin ja kõht ei valutanud enam õhtuti. Teiseks, ainevahetus oli väga hea.
3. uni lihtsalt imehea ja mis kõige tähtsam, mu viimased analüüsid on täiesti korras, vähki enam pole. Nüüd jätkan 3 tilga MMS-iga igal õhtul. Ja viimane edulugu, kes mäletab, siis viimane kord postitasin siia eduloo oma vanaemast, kes sai vererõhu kontrolli alla MMS-iga ega võta siiani oma vererõhu ravimeid. Nüüd aga midagi eriti positiivset minu kalli vanaisa kohta. Vanaisal läks eesnäärme suurenemine üle vähiks. Vähirakud avastati talle aasta tagasi. Proovis MMS-i, olin talle igati nõu ja jõuga abiks, tegin isegi selle puhastusprotsessi läbi. Esialgu jättis ta puhastuse aga pooleli, sest sirunhappe muutus talumatus. Aprillis uuringu käidus öeldi, et olukord pole paranenud ja otsustati teha operatsioon. Jumal tänatud, et ta keeldus ja uskus minusse ning MMS-i. Võttis kätte ja tegi korralikult 3-nädalase kuuri läbi. Mai alguses käis ta uuesti analüüsi andmas ja üllatus, vähirakud olid kadunud kehast. Meie pere ei saa olla rohkem tänulik. Selliseid edulugusid on meie Facebooki grupis väga palju ja neid on ka kõikidele avalikult nähtavad info mms.org veebilehel. Seal on neid 10 lehekülgi. Samasuguseid ja isegi veel inspireerivamaid edulugusid. Ja nüüd siis igaüks võib mõelda, et miks meie vastu algatati selline suuremõõtmeline teema tapmise meediakampaania. Sellest Jaanika räägib, mis mõtted temal on. Ma arvan, et Saale kutsus meid tegelikult täna siia, et näidata, et tema konverentsil esinemine ei ole eluohtlik. Et me oleme endiselt elus. Tegelikult tuli meil see... Tegelikult tuli meil täna see esinemine ka üllatusena, et ma ei ole väga ette valmistanud. Aga eile õhtul, kui ma siis kamina ees mõtlesin, mida rääkida, siis ma tegin mõned märkmed, sest ma tean, et kui on ruumis üle 3 inimese, siis mul kiilub mõte kinni. Et ikka veel lähemale, siis ma söön mikrofoni ära juba. Et ilmselt tegelikult Saalevis kutsus meid siia, et valgustama neid arenguid, mis on siis sellest hetkest toimunud. Kui me esimesel konverentsil tutvustasime sajandi avastust, et üht väga võimast ja universaalselt toimivat ravivahendit. Et enamus ilmselt teab, kes just kivi all ei elanud, et mis meedias toimus. Et nädalaid ja kuid söödeti meile ette valesid ja prooviti meid panna uskuma, et tegu on väga ohtlike ainetega ja tegutseb mingisugune salajane grupeering, kes omaenda lihaseid lapsi mürgitab. Ja et väga palju lapsi on oma vanemate ohvriks langenud. Ja 4 kuud siis politsei otsis kannatanuid, mürgitatuid ja tulemus on peale 4 kuud tõsist otsinguid, sadu ja sadu inimesi käidi läbi, neid ei ole. Et seega tuli välja, et meedia on meile pikalt, korduvalt ja alatult valetanud. Aga ma ei räägi sellest loost üldse pikalt, kuigi tahaks hingelt ära rääkida, aga ma ei lähe sinna. Mis minu jaoks oli selle kogu loo juures kõige šokeerivam? Mitte see, et on teatud huvigrupid, kes tahavad meie eest väga olulist informatsiooni varjata ja teevad selleks ükskõik mida ja kasutavad ükskõik milliseid vahendeid ja et on olemas ajakirjanikud, kes on nõus teadlikult valetama, vaid kui manipuleerituvad on inimesed, tavainimesed, et kui kergelt nad lähevad valede liimile ja kaotavad iseseisva kriitilise mõtlemise. Et ka professionaalsed ajakirjanikud ja poliitikud jäid seda uskuma. Riigikogulased nutavad, saatejuhid, poliitikud nõuavad karistust, rääkimata sotsiaalmeedia kommentaaridest. Et me nägime, kui lihtne on inimest manipuleerida ja viia terve rahvas hüsteeriasse. Ja see on väga ohtlik olukord. Et ohuks ei ole mitte need teadlikud manipuleerijad ja üksikud võimu omavad psühhopaadid,
keda on käputäis tegelikult, vaid ohuks on hoopis tavainimesed ise, kes on loovutanud oma väe isemõtlemisvõime ja järgivad välist autoriteeti. Et kuidas siis on manipuleerimine nii lihtne? Et sa korrutad ühte tõde piisavalt palju kordi, utreerib midagi absurdsuseni ja kõik jäävad seda uskuma. Aga sellepärast, et me oleme programmeeritud ja see ongi minu arvates käesoleval ajal kõige suurem oht, sest me ei saa vabaks enne, kui me ei näe seda programmi läbi. Paljud nüüd kindlasti protesteerivad, et mina ei ole programmeeritud, mina mõtlen iseseisvalt, olen vaba oma otsustes. Kuidas see programmeerimine siis käib ja kes seda teeb? Et see käib läbi ideede, mida korrutatakse meedias, ärilistes, sotsiaalsetes, religioossetes institutsioonides, lasteaedades, koolides ja loomulikult ka kodudes. Et meid õpetatakse uskuma, et on mingisugused asjad, mis on tõesed ja kehtivad, teised mitte, et on mingid ideed, mis on tegelikult, teised mitte. Ja sellised meid treenitakse nägema reaalsust teatud kindlal viisil ja see ongi baasprogramm, mis on automaatne, ta toimib alateadlikult ja seega see juhib meid meie endi teadmata. Ja seesama peavoolu konsensusreaalsus ehk siis see programm kinnitab meile pidevalt, et maailm on üks kuri ja ohtlik paik, kus ei saa usaldada kaasinimesi, et planeedil ei ole piisavalt ressursse ja nende eest tuleb võidelda, et meie ise ei ole piisavad, me ei ole piisavalt tugevad, me ei ole piisavalt targad ise otsustama, et tuleb usaldada hoopiski selle asemel autoriteeti ja eksperti endast väljaspool ja et me oleme ohvrid jõududele, mille üle meil ei ole kontrolli, sealhulgas haiguste üle. Ja vähe sellest, meid on ka programmeeritud lausa looma haigusi vale toidu, elustiili ja mõtlemisega. Meile ei ole õpetatud, et mõte loob reaalsust väga otseselt ja et me loome endale haigused ise. Ja et loomulikult meil on ka vägi tervendada ennast haigustest. Meil on ports kahjulikke baasarvamusi, uskumusi, mis juhib meie elu, meie endi teadmata. Aga kes on siis vastutav selle negatiivse programmi muutmise eest, et on need ametnikud, bürokraadid, valitsus, arstid, teadlased? Nemad on just need, kes selle programmi püsimisest võidavad. Aga ainus, kes meid programmist saab päästa ja seega manipulatsioonidest vabastada, oleme muidugi meie ise, sellepärast, et need programmid eksisteerivad ainult meie isiklikus teadvuses. Ja selleks ei ole vaja mitte midagi muud teha, kui näha need läbi. Sellel hetkel lakkavad nad toimimast meile. Et me oleme nüüd näinud ja näeme igapäevaselt, et meil on valetanud ajakirjandus, meil on valetanud ametnikud, valitsus, aga see on hea. Sellepärast, et siis ei jää lõpuks meil enam muud lihtsalt üle, kui hakata ise otsuseid tegema ja ennast usaldama. Ja sellega me oleme oma väe tagasi võtnud ning me ei allu enam manipulatsioonidele ja meid ei saa enam lollitada. Et kui meie 1,5 aastat umbes tagasi hakkasime MMS-i, DMSO, lõime selle grupi ja hakkasime oma sõnumit levitama, siis tegelikult meie eesmärk oli küllaltki kitsas. Meie eesmärk oli tutvustada väga võimsaid tervendamisvahendeid, sellega inimestele tervist tagasi anda ja muidugi teine pool sellest oli, et selliselt inimesi väestada. Aga tänu nendele sellele suurtele sündmustele, kuhu meid siis sisse tõmmati, siis me hakkasime tajuma hoopiski sügavamat missiooni selle all, et see on ka valede paljastamine, globaalsete meditsiinivalede paljastamine ja meediavalede paljastamine. See ei olnud meil algul plaaniks, aga nüüd on. Tahes tahtmata. Et jah, et see
kuidas? Et jah, sellepärast ongi siis meie fookus nüüd natukene nihkunud, muidugi me räägime edasi nendest ainetest, õpetame neid kasutama ja nii edasi, aga nüüd me oleme, et inimesi siis panna nägema, kuidas neil on valetatud ja seda tõde nagu tuua nähtavale, oleme hakanud tõlkima filme. Üks film on juba tõlgitud, sellest Riina rääkis, väga soovitan vaadata, levitada, jagada ja eestikeelsete subtiitritega. Edasi on meil plaan, enam-vähem on valmis, Merili tegi meeletult suure töö ära, peaaegu üksinda tõlkis vähifilmi ära. 1,5-tunnine dokumentaal, et selle varsti toome nähtavale ja palju muid. Et nüüd ongi, kuna meie tiim on niivõrd väikene, mõned inimesed, kes meil on appi tulnud tõlkima, ma ei tea, kas te olete siin grupis, aga mul on meeletult suur tänu, kõik teeme seda põhitöö kõrvalt, oma vabast ajast, oma laste perede kõrvalt, siis see läheb hästi aeglaselt. Et kes tahab toetada seda meie tegemisi, et inimesed saaksid eluliselt vajalikku informatsiooni eesti keeles kätte, siis olge head, tehke väike panus. Toetage rahaliselt 50 euri, nii nagu kellelgi võimalus on. Et me paneme, hetkel veel ei ole, aga me paneme ilmselt siis info.mms.org lehele oma filmi projekti üles ja kes soovib siis annetada sinna fondi, tere tulemast. Selliselt saategi päriselt, reaalselt aidata kaasa parema maailma loomisse. Et minu poolt on kõik, kui teil küsimusi pole.